Käesoleval nädalal on suvepuhkusest üles ärganud Tallinnas 53 kooli ja üks nendest on see, kus meie praegu oleme. See on Kesklinna Vene Gümnaasiumi Juhkentali kooli hoone. Selles koolimajas magab 344 inimest ja nagu te näete, siis tühjad koridorid on muutunud millekski elavaks. Siin on rahvariided, siin on rätikud, siin on jalanõud. Õhus on tunda testosterooni, õhus on tunda tantsujalgasid. Tantsupidu kestab nädal aega. Esimesed pidulised tulid Tallinnasse juba 30. juunil ning lahkuvad pühapäeval 6. juulil. Sätitakse madrats maha ning elatakse nädal aega kõik koos ühes klassiruumis. Nädal on aga pikk, trennid kurnavad ja uni on tantsija jaoks väga oluline. Mulle tundub, et siin selles klassiruumis on küll võrdlemisi palju inimesi. See on siis Miina Härma gümnaasiumi sega rahvatantsurühm Härmatist C1. Tere! Kellelgi on siin täitsa kohe selline huvitav säng. Kelle säng see on? Meie tantsupartnerite säng. See on siin mitu inimest magab, jah? Ja siin on 2 inimest magab, jah. Okei, ja ma vaatan, et kui neil on selline, ikka korralik, ma kisun siit natukene operaator saab vaadata, see on õhkmadrats. Neil on selline korralik asi, siis kuulge, teil on ju põhimõtteliselt pesulapp siin alla. Ei, asi ei. Meie hoolisime oma rühmakaaslastest ja otsustasime, et me võtame siis madratsi, mis ei tee häält. Et vaata, kui öösel selle peal see teeb sellist vastikut häält, kui sa liigutad siin, aga me oleme haudvaiksed, meil on kõik hästi. Ma saan aru, et tegelikult on välja koorunud juba esimesed probleemid. See tähendab seda, et ei saa korralikult und magada, sellepärast, et mingisugune õhk praksub siin kõrval. Ja ei, uni on väga hea, ses suhtes, et 8 tundi saab ikka kätte, aga jah, eks ta ikka häirib, kui hakkab siin mürgel pihta. Teine oluline asi pidulise jaoks on söök. Kooli sööklas saavad tantsijad 2 korda päevas sooja sööki, aga eks vahel jääb sellestki väheseks. Just käisime poes, et me tegelikult toitume tervislikult. Praegu on söögiaeg ka, aga seal on peaaegu et padja alla lükatud, mis ma näen. Seal on õlle, sigarid, mingisugused nätsukommid, krõpsu, sinu omad, jah? Aga miks sina siis sööklasse ei lähe? No eks me vaatame selle söökla toidu üle, aga enamasti poest saab paremat. See siis on parem, see on täisväärtuslikum, see annab tantsijale jõudu. Siin on päris palju proteiini ja kõik ained on olemas. Soolasid on vaja ja et veed püsiksid sees. Ja kui siit nüüd edasi natukene liikuda, siis siin on üks õite suur uks ja ma vaatan, et siin on lausa 2 rühma kokku pandud aulasse, Tarbatu vilistlasrühm 2 ja 1. Tere, millega teie selle au olete ära teeninud, et nii suure ruumi saite? No vist käitusime hästi. Eelmisel peol siis? Just nii. Sest ma just tulin sealt ühtede noorsandide juurest ja neil oli palju kitsam. Nad olid väga tihkelt kõik koos, magasid lausa ühtede madratsite peal ja olgem ausa, õhku oli ka vähem, teil on siin nagu on mida hingata. No meil on tõesti luksus. Kas ma saaks kohe äkki üle vaadata? Tavaliselt ma nii ruttu ei küsi, aga sinu sängi? No kui te nii küsite, jah, palun. No see oli ilusti küsitud. Nii, see siis ongi nüüd see, kus harilik rahvatantsija veedab päris mitu ööd. Kui tohib, ma korraks istun ka. No ikka. Ja tõesti, mul on vist ikkagi seda, ma poiste juures kavastasin, mul on vist ikkagi tagumik nii raske, et ma ei saanud arugi, millal madrats lõppes ja see parkettpõrand algas. Aga ega magab ära vist tegelikult, mis siin ikka, vist öötunde nii palju pole ka ju? No saab hakkama, jah, selles mõttes, et sellega saab täitsa hakkama. Kui kaua olete rahvatantsu tantsinud? Üle 10 aasta. No siis on ju tulnud selle parketi peal magada omajagu aastaid. On tõesti. Aga mis teevad juba kogenud rahvatantsijad nendel Tallinna meeletutel öödel siis, kui kogu see muu eluolu jääb sinna Tartusse maha? No eks me üritame meelt lahutada, otsime võimalusi, tutvume kohvikutega, baaridega, käime väljas. Nädal on pikk aeg kodust eemalolekuks, nii et kõik eluks vajalikku peavad tantsijad nii samuti kaasa pakkima. Vahel tullakse lausa mitme suure kohvriga. 2 pagasit nädalaks ajaks, mis siis üks kogenud rahvatantsija endale kaasa pakib? Mis kaasa pakib? Kui sa julged, sa võid näidata ka. Seal lüppab mingi pesu välja. Ei lüppa midagi välja, siin on puhtad riided ja ongi kõik, et ega pesukott on seal aknalaua peal ja siis igaks päevaks väike värskendus ja ongi kõik. Aga kus rahvariided on?
stangi peal, seal stangi peal. No muidugi, ega siis iga rahvatantsija au ja uhkus, see ei saa niimoodi känkaras kotis kuskil olla, see on niiviisi nagu näituseks siia üles pandud. Aga tegelikult ju käib rahvatantsija varustuse juurde ka üks vana hea tikk-lakk. Ma näen, et siin on üks tuub juba päris tublisti ära kasutatud, peaaegu tühjaks pigistatud, aga ega siis rahvatantsijal on alati 2 tuubi. Vanemad olijad saatjaid ei vaja, aga noortel tantsijatel on kaasas juhendajad. Kui noored tutvuvad teiste tantsijatega või käivad poes magusavarusid täiendamas, siis juhendaja Lea tegeleb hoopis sukapaela punumisega, sest kust mujalt need kirjud paelad poiste jalgade ümber tulevad. Kas ma saan õigesti aru, et see on siis see, kuidas juhendaja oma õhtuid siin koolimajas veedab? Millegagi peab täitma. Mitmes tantsupidu see on teil? Juhendajana olin ma esimest korda aastal 1999 ja sealt edasi kõik tantsupeod, mina ei ole kokku lugenud neid. Oi, issand, siis on ju väga kogenud tantsutaja. Noh, jah, tuleb ikka oma 30 aastat vist juba kokku ära juhendajana. Aga mis see toob siia ikka jälle tagasi? Tantsupidu ise. See on see, mida inimesed, kes ei tantsi, ei saa aru. Miks tulevad eestlased kokku oma enese vabast ajast, oma enese puhkuse arvelt, tulevad, uhavad siin mitu pikka päeva hommikust õhtuni ja siis nad annavad etenduse ja nad saavad sellise feelingu, mida tavainimene ei saa mitte kunagi.